Tere! Mina olen Jens ja mina olen kohvikoolitaja. Ma olen väga palju erinevaid kohvijooke. Ja täna ma olen välja valinud 6 erinevat kohvijooki, mida ma soovin teile näidata ja kuidas neid valmistada ja millest nad koosnevad. Nii et hakkame pihta. Espresso on väike intensiivne jook. Espressosse võib tunda magusust, happesust, mõrusust ja on tähtis, et espresso on valmistatud peenelt jahvatatud kohvist. Espresso on väga rikkalik ja maitseküllane ja intensiivne. Kindlasti on seal tunda ka mängu magususe, mõrususe ja happesuse vahel. Espressoga tuleb vesi alati kaasa, sest enne, kui sa espressot jood, oleks mõistlik juua natuke vett, et kõik, mis sul eelnevalt suus on olnud, et selle suust ära saada. Ja siis sa tunned maksimaalselt selle kohvi kõiki erinevaid maitsenüansse ja sa saad maksimaalse elamuse sellest kohvist. Espresso macchiato tuleneb sellest, et varem kui espressosi tehti, siis neid märgistati, ehk siis sellest tuleb see nimi. Espresso macchiatot märgistati nii, et võeti natukene piimavahtu ja pandi seda lihtsalt otse espresso peale, mis tekitas niisuguse näilise kreema efekti, ehk siis ta hoidis selle espresso maitse nüansse, hoidis espresso aroome kinni. Espresso võiks võtta inimese, kes soovib saada pigem intensiivsemat kohvi elamust. Espresso macchiato võiks võtta inimene, kes pigem ei soovi niisugust suurt kohvijooki, aga ta ei soovi ka nii intensiivselt jooki kui espresso. Cappuccino on kohvijook ja cappuccinot valmistatakse samuti espresso põhjal. Temale lisatakse vahustatud piima. Vahustatud piim annab sellele espressole mõnusa kreemise magusa maitse juurde ja cappuccino on enamasti 150–180 milliliitrit suur. Kahvelatet sarnaselt cappuccinoga valmistatakse espresso baasil. Samamoodi lisatakse sinna vahustatud piima, aga palju rohkem kui cappuccinol ja tänu sellele on espresso maitse palju vähem intensiivsem. Cappuccino ja kahvelatte vahe on see tegelikkuses, et cappuccino on pigem vahujook ja kahvelattel on pigem vähem vahtu ja tal on seda piima kindlasti ka rohkem ja maitse poolest toob see esile selle, et kahvelatte on ka kindlasti mahedam. Flat white'i puhul on kindlasti märkimisväärne see, et see on palju vedelam kohvijook kui tavaliselt. Sinna lisatakse enamasti sama palju piima kui cappuccino, aga see piim on märkimisväärselt vedelam ja selle tõttu ka enamasti maitse on palju intensiivsem. Flat white'i saab valmistada erinevatel viisidel. Seda saab valmistada 2 espressoga. Enamasti valmistatakse samamoodi cappuccino tassi, aga võib ka väiksematesse tassidesse panna näiteks 1 espressoga. Igal juhul on kindel, et ta on kindlasti intensiivsema maitsega kui cappuccino. Americano on põhimõtteliselt veega pikendatud espresso ja see sündis umbes teisel maailmasõja ajal, kui Ameerika Ühendriikide sõdurid resideerusid Itaalias ja nad soovisid samamoodi kohvi. Aga see espresso oli nende jaoks natuke liiga intensiivne ja nad palusid sellele vett lisada. Tänu sellele meenutas nende kohv palju rohkem seda, mida nad kodus jõid. Americanot valmistatakse enamasti sama suurde tassi kui cappuccino, aga lihtsalt seal piima sinna ei pandagi. Pannakse 1 espresso ja enamasti siis 1 espresso kohta käib kuskil 2–3 osa vett. Ja lõpetuseks soovitan ma teil kõiki neid kohvijooke proovida, sest et kuidas te muud moodi teada saate, milline kohvijook teile kõige rohkem maitseb.